Tervist! Mõtle korraks. Oled käinud koolitusel, olnud täiesti vaimustuses, aga nädal hiljem on enamus sellest peast pühitud. Tuttav tunne, eks? Sa pole ainus. Täna vaatamegi, miks see nii on ja kuidas tegelikult panna asjad külge niimoodi, et need päriselt meelde jääks ja meie tegevust muutaks. Ja see ongi see $1 000 000 küsimus, on ju. Kogu see info, see lihtsalt kaob ära, nagu aju oleks sööl. Aga tead mis? Mis siis, kui ma ütlen, et asi polegi tegelikult sinu mälus? Ei, probleem on kuskil palju sügavamal. Ja siin ongi kogu asja konks. Asi pole selles, kui kõvasti sa üritad meelde jätta. Ei. Asi on selles, mida sa tegelikult selle info kättesaamisel teed. Just see tegevus ise määrabki ära, kas see teadmine jääb lihtsalt pinnapealseks faktiks või juurdub päriselt sügavale. Okei, lähme siis asja juurde. Kujuta korraks ette, et õppimine on nagu redel. Ja iga redeli puhul pead sa alustama kõige alumisest pulgast, eks ole? Ja see esimene pulk, see ongi passiivne õppimine. See on see vundament, millele me hakkame kõike muud ehitama. Mõtleme sellest kui, puhtalt info vastuvõtmisest. See on see faas, kus sa oled lihtsalt publik. Sa kuulad, vaatad, loed. Nagu kest, mis imab endasse uut infot. Ja see on absoluutselt vajalik esimene samm. Ilma selleta ei saa kuidagi edasi. Ja need tegevused, need on meile ju kõigile tuttavad. See on see täiesti klassikaline õppimine. Kas sa vaatad mingit videot, loed artiklit, mida keegi soovitas, või kuulad loengut, või isegi vaatad pealt, kuidas kolleeg midagi uut ette näitab. See kõik ongi see, puhas info vastuvõtmine. Ja tead, passiivne õppimine ongi tegelikult super just selleks, milleks ta mõeldud on, uute teadmiste hankimiseks. Eesmärk on lihtne, saada asjadest aimu, mõista ja meelde jätta. Ja olgem ausad, ilma selle vundamendita ei ole meil kuskil edasi ronida. Aga ainult vundamendist ja väheks. Et see kõik päriselt ka meelde jääks, peame hakkama sellel redelil ülespoole liikuma. Ja järgmine samm ongi aktiivne kaasamine. Ja vot siin hakkabki see tõeline maagia pihta. Just siin toimub see suur muutus. Sa pole enam lihtsalt pealtvaataja pingil, sa oled mängus sees. Aktiivne õppimine tähendab, et sa hakkad selle infoga midagi peale. Sa hakkad seda, lahti harutama, küsimusi esitama, proovima, katsetama ja enda jooks selgeks mõtlema. See on see hetk, kus koolitus läheb põnevaks ja interaktiivseks. Mõtle näiteks rühmatröödele, kus sa saad oma ideid teistega põrgatada. Või see ülesanne, kus sul palutakse tuua näide oma enda tööst, mis seostub uue teemaga. See ongi see õppimine läbi tegevuse. Ja siin me näemegi seda suurt erinevust. Eesmärk pole enam lihtsalt fakte tuupida. Ei, nüüd on eesmärk analüüsida ja rakendada. Ja tulemus? Palju praktilisemad oskused ja sügavam arusaam, sest sa hakkad looma neid päris seoseid uue info ja omaenda kogemuste vahel. Okei, lähme edasi. Me oleme nüüd roninud passiivsest õppes aktiivse kaasamiseni. Aga mis on selle redeli päris tipus? See on loomine. Ja see on see tase, kus sünnib tõeline meisterlikkus. Loomine ongi õppimise, kõrgeim pilotaaž. See on hetk, kus sa ei tarbi enam lihtsalt teise materjali. Sa võtad kõik selle, mida oled õppinud ja lood sellest midagi täiesti uut, midagi enda oma. Sa muudad selle abstraktse teadmise millekski käega katsutavaks. Mõtle korraks nendele näitetele. Sa disainid meeskondaga uue tööplaani või joonistad keerulisest ideest selge mõistekaardi või panete koos paika konkreetse tegevuskava. Kõik need on loomise näited. Siin sa ei ole enam info tarbija, vaid info looja. Just siin, redeli tipus, ongi eesmärk kõik õpitu kokku sünteesida ja luua midagi täiesti uut. See on kõige kõrgema taseme mõttetöö. Ja mis on tulemus? See on uus materjal, uus plaan, uus arusaam, mis on nüüd päriselt sinu oma. Sa oled selle omandanud? Selge. Nüüd me oleme näinud neid 3 peamist astet. Passiivne, aktiivne ja loov. Aga suur küsimus on, kuidas me need kõik kokku paneme nii, et sellest sünniks üks terviklik ja tõeliselt toimiv õpikogemus. Praktikas näeb see ideaalne teekond välja umbes niimoodi. Esiteks, võtta info vastu, loo see vundament. Teiseks, hakka seda analüüsima ja teistega arutama. Kolmandaks, rakenda seda, proovi praktikas läbi. Ja lõpuks, 4. loo midagi uut. See ongi see täielik ring, mis teadmised kinnistab. Aga oota, see pole veel kõik. Et üks õpikogemus oleks ikka tõeliselt hea, saame siia lisada veel paar kihti, paar uut vaatenurka, mis teevad kogu asja veelgi paremaks. Mõtleme näiteks sotsiaalsest mõõtmest.
iga tegevust, igal redelipulgal saad sa teha kas üksi või koos teistega. Individuaalne töö on super, kui on vaja süveneda, mõtiskela, aga rühmatöö, see on absoluutselt asendamatu, et arutada, ideid vahetada ja koos midagi luua. Ja parimatud ideekonnad kombineerivadki neid mõlemaid. Ja veel üks asi, millele mõelda, kust see materjal üldse tuleb? Kas sa õpid mingist välisest allikast, näiteks videost või artiklist, või hoopis oma kolleegilt, või äkki on materjaliks midagi, mille sa ise oled varem loonud? Mida rohkem erinevaid allikaid, seda rikkalikum on ka kogemus. Niisiis, mis on see kõige olulisem, mida siit kaasa võtta? Kuidas me saame seda õppimise redeli ideed päriselt kasutada, et disainida paremaid koolitusi, pidada tõhusamaid koosolekuid või isegi, parandada oma isiklikke õpiharjumusi? Kõige tähtsam järeldus on ilmselt see, et ei ole olemas ühte ja ainsat parimat õppemeetodit. Pole mingit võluvitsa. Tõeline edu peitub hoopis teekunnas, selles, kuidas me tasakaalustame passiivset info saamist, aktiivset arutelu ja praktiliselt loomist. Ja see viibki meid selle kõige olulisema mõtteni. Hea õpidisain ei tähenda, et sa valid selle ühe parima tegevuse. Ei, see tähendab, et sa paned paika õige järjestuse erinevatest tegevustest. Sa lood teekonna, mis viib inimese samm-sammult lihtsast arusaamisest päris meisterlikkuseni. Ja lõpetuseks jätangi teile ühe küsimuse. Mõelge oma järgmisele õppimisvõimalusele. Olgu selleks siis uue oskusõppimine iseendale või koolituse disainimine oma meeskonnale. Kuidas saaksid sa teadlikult ehitada just sellise redeli, mis viib päriselt tippu? Aitäh kuulamast ja kaasa mõtlemast!